Me täna just seilame Tartusse siin selle paadiga, et lähme vaata seda venda. Täna seilame Tartusse ja siis hakkame filmima. Ma nägin, et sa otsisid maja. Mis seal majas hakkab saama? Me natukene nagu teeme selle majaga niimoodi, et see on veits teistpidi. Lähete tagurpidi majja? Ei lähe. Me teeme niimoodi, et me võtame sealt kardinad maha ja siis me paneme sinna ühe laama sisse ja siis, mis me veel teeme? Auto tõmbame külili ja... Et see tuleb huvitav. Teie purje tiimis ja omanike tiimis on ka tuntud foto- ja videograaf Mart Vares. Mart, kuidas on nende elajatega siin olla mere peal? Väga lõbus on olnud. Väga lõbus. Ükskord ei olnud. Siis, kui me hakkasime Mardiga, sattusime diskussiooni purjetamise algtõdede üle. Ma saan aru, et see diskussioon ei ole veel läbi. Ei ole hetkel, ei ole läbi. Ma saan aru tema teooriast, aga ma ei ole veendunud selle praktilises küljes. Ja siis meie vaidlus või vestlus elavnes nii lõkkele, et Mart ütles, et tema loobub ja lahkus tüürist. Ja siis ma jäin üksi. Tüüp läks koju või siin alla magama ja siis ma siin üksi nokitsesin ja tõin meid sadamasse. No see oli õnneks väike jupp ainult. Ma mõtlesin, las ta siis teeb selle 100 meetrit, mis seal ikka, mis ma vaidlen. Palju põhimõtteliselt eksami mulle. Pole vaielda. Mart, sina filmid nende suvehiti videot. No mis mõtete ja tunnetega sa lähed sinna võttele? See on sama nagu iga kord. Ei tea, mis saab, eks paistab koha peal. Õnneks on Mart on süük. Mardiga on nagu hästi vahva teha, et tavaliselt ma olen mingi ülitoore mõttega lähen Mardi juurde, et kui on mingi süük asi võiks olla, siis tüüp hakkab nagu enam vormima sellest mingit nagu käkki, et saaks seda kuidagi pilti ka võtta ja siis reeglina on niimoodi, nagu meil vist ka täna on, et päev enne võtet veel siin aetakse mingid ekstrasid välja ja laulgi ei ole valmis. See on pidev probleem, jah, et laul ei ole valmis. Kelle taga laul on? Kas torukübar on mulle saadud? Pleed, ma unustasin. See on väga oluline nüanss. Kohe kirjutan järgi. Sest minule nagu sai teatavaks informatsioon, et mind maetakse kuhugi nagu maa alla niimoodi, et mu peanupp on ainult väljas. Ja siis ma nagu ise eile õhtul mõtsiklesin selle üle ja siis mõtlesin, et torukübar peaks peas olema, sest muidu nagu on kuidagi... Mitte pidulik? Ja täpselt, et ta võiks ikkagi nagu see peanupp võiks sealt maa seest ikkagi pidulik olla vähemalt. Mis teil üldse, poisid, suvel saab? Ma ei saa küsimusest aru. Täpselt. Ma vaatan, et kui on vabas õhus lubatud 1000 inimesega, no siia paadile 1000 inimest pidutsema ei mahu, aga väike, ma ei tea, jahirämmar. Meil juuli hakkab juba nagu siuke täitsa täis minema, et need mingi 1000 inimese üritajad on täitsa aktiivsed. Et siis me juulis nagu ikka teeme ja augustis ka teeme ja siis vaatame kuni selle teise laineni. Kui sa saad tegelikult ühe väga hea hiti ja looga valmis, kuidas sa tegelikult hakkad järgmist üldse küpsetama, see, et ta tuleks ikkagi parem? Meil on mingeid projekte nii palju töös, et eks me sealt nagu nopime mingeid elujõulisemaid ja neid mingeid taustasid ja ideesid saadetakse järjest juurde, et see nagu kuidagi ei ole, ütleme, küsimust ei ole, et kas ta tuleb, vaid et ta kuskil kindlasti on olemas, vaid ta tuleb just üles leida. Ja millal ta tuleb? Ja paaristõuked ei ole siis jõululaul, vaid tegemist on eeskätt spordi- ja talvelauluga. Nagu kunagi ütlesime, me tegime selle laulu selleks, et elavdada ikkagi Eesti suusaktamist, mis on varjusurmas, on vähe öeldud. Kuidas, te olete öelnud ka, et tihti teil on raske kokku leppida, et mis mingisse loosse peaks minema, kes mis riimid sinna sisse paneb, kui pikad need peaksid olema. Nüüd selle viimase lauluga, kas oli palju vaidlemist või te saite kiiresti kokkuleppele ja kuidagi kokku? No ta küpses ikka päris kaua, aga seal pigem ei ole vist küsimus nagu selles, et kes mida täpselt sisse paneb ja kui pikad need olema peaksid, et eks me nagu kollektiivselt ikkagi otsustame ja jõuame siis arusaamale, et mis nagu hea on ja mis nagu siis lõpuks selle komplekti nagu suvehitiks moodustab. Et ma arvan, et sellega on olnud siin päris palju tööd, aga ma usun, et tulemus on ka päris hea. Mart, mida sa igatsed võrreldes ajaga, kui me saime kõik väljas pidutseda, lällata, kallistada, musitada ja mida kõike muuta? Väljas pidutseda. See on nagu, tahaks lihtsalt, et pool suvest oleks normaalne.
tahaks lihtsalt nagu minna välja ma olen Krisile pikalt rääkinud, mida ma tahan teha, tahaks minna välja ja lihtsalt see ei kannata eetrit. Aga tahaks lihtsalt nagu sõpradega hängida ja lihtsalt olla. See on nagu sotsialiseerida. Nüüd sa räägid seda juttu. Viisakam versioon. Lancelot, sa oled üldse päris vähe intervjuusid andnud. Kas on olnud sinu soov või miks just nii? See on hea küsimus. Ma ei tea. Meil nagu Kohver on see kõneisik põhiline. Päevakas on taga tihti kaasas, jõlgub ringi. Ja ma ei tea, on kuidagi niimoodi sattunud. Võttes üldse, mis on juhtunud muusikutega, et ei ole nii palju tööd ja on ka tegelikult Kohver öelnud, et sa oled ainukene, kellel on päris töö. Kas nii-öelda sina oled praegu kõige nagu kunnimase paremas seisus? Vot ei tea jälle, vaata, mul on nagu selline praegu, et mul on ajaaken on 1,5 tundi praegu. Siis peaks nagu tagasi kontori poole suunduma või kodukontori poole. Et ma arvan, et siin teistel poistel on selline nagu võiksid siin õhtuni panna, suuremat tormi oodata.